Tere kõigile! Maikuu spordipodcast 1-1 vestlus tuleb kindlasti eriline, sest mees, kes täna meil stuudios on, nalja ei tee, naljajutte ei räägi ja naljasporti ka ei tee. Mul on väga hea meel Unibeti stuudios öelda tere Uku Jürjendal. Tervist! Uku, viimane kord, kui me ühest teisest saatest sinuga kohtusime, soovisime sulle suurepärast edu ja kõike head kickboksi karjääris. Kes sa nüüd täna oled? Oled sa kickboksija, oled sa boksija või oled sa, ma ei tea, vabavõitleja või kes sa lõpuks oled? Võitleja. Võitleja? Jaa, kindlasti mitte maadleja. Aga praegu on suund rohkem boksi suunas küll, jah. Sellepärast, et kickboksi panime pausile tänu sellele viimasele kloori matšile, kus ma käe endale mõnusasti ära purustasin. Kes ei ole näinud, siis see viimane kloori matš oli niimoodi, et Uku võitles lõpuni. Ma arvan, et kõik on näinud, aga räägime iga tausta üle, et käsi rippus lihtsalt, luud olid purud ja käsi rippus. Ehk see sama matš? Sama matš, ja aasta on möödas sellest matšist, natukene peale isegi aasta kuu on möödas, aga ütleme, oht on olemas, kui saada heavyweightilt siia korralik jalalöök, siis võib juhtuda, et jälle tuleb aasta-kaks oodata, nii et ma parem ei hakka ootama ja võtan parem kõik boksist, mis saab. Kes sulle, ühesõnaga me saame öelda, et sa oled boksija, sa oled raskekaalu boksija. Saab nii öelda. Kes sulle selle boksimise mõtte pähe pani, et kurat, proovime seda? Kuna ma olin siukses lollis seisus, et ma ei saanud kickboksi teha, tänu sellele vigastusele, siis ma võtsin eesmärgiks hakata boksi arendama. Boks on mul alati meeldinud ka tegelikult, enamus mu knockout on kõik tegelikult ju läbi käte. Boksi pealt, käte pealt. Ja siis Eestis hakkasin treenima Vadim Skorkiniga. Ja ta on ise profiboksija olnud ja tal on väga hea pagas anda. Ja meil kohe klappis ja hakkasin täpselt aasta tagasi, tegelikult hakkasin profiboksi tegema. Ja edasine käiks siis, kuidas sa oma peas selle nagu selgeks tegid, et sa ju ometi saad mõelda, et nii lihtne see ongi, et ma olen tegelikult pannud kogu oma elu kickboksi peale, ma olen kloorisse saanud juba, mis on ikkagi kõva sõna ja siis ma saan seal nii-öelda litaka, käsi ripub küljes, ma hakkan nüüd profiboksijaks, et see üleminek ei saa nii lihtne olla. Olude sunnil, aga kus juures on, ei tule pähegi jalaga lüüa. On nii või? Ja. Ehk et sa teed praegu puhas boksitrenni, ma tahtsin teed seda küsimust küsida, et ei ole kiusatust, kurat, mingi hetk sa näed auku, et sinna saaks udjada jalaga. Ei tule. Ei ole nii. Ei tule. Päris ka? Ei tule, jah. Aga kuidas sa selle ära nullid? Võib-olla see niisugune boksi stance ja kõik see hoiak, kõik on natuke teistsugune, et sealt ei olegi mugav jalaga lüüa. Et ma arvan, see hoiak paneb selle paika, et sa oledki nagu selles mugavas kohas, kus ainult kätega lammutada ja sul ei tule isegi pähe, et viskaks mõne põlve või jala. Kuigi alguses, kui ma alustasin, ma kõigepealt tegin üldsegi eelmine sügis nüüd. Esimesena tegin amatöörboksi matši Eesti meistri vastu ja ma võitsin selle ja seal oli küll natukene niimoodi, et kui ta mul pea niimoodi ees nii, ma räägin, siis oli hea ühe põlve võiks visata sinna vahele, aga ei, nüüd ütleme on ikka täielikult juba välja lülitatud jalad. Ehk et tegelikult tagasiteed, kui sa peaks minema mõtlema mingi, et kurat, kloori on ka lahe, et mul on nagu võimalus seal teha, siis tagasiteed just tegelikult vist väga ei ole enam või? On ikka alati, ma arvan. Kui erinev see ikkagi treenimise spetsiifika on? Klooris sa pead tegema nagu ikkagi nagu kõiki, või kui erinev see on? Klassikaline boks. Kuna raske kaal. Nii? Raske kaal annab mulle sellise eelise, et see on tegelikult ju, ta on ikkagi puhas kaklus, ma eeldaks. Püsti võitlus on ju. Seal stance kõik on selles suhtes on ikkagi sama. Ta on võitlusasend, on sul sama, sa saad seal hakkama selle sama boksi asendiga, saab hakkama kickboksis ja vastupidi. Ehk oma treenerid ja kõik need jutud oled sa ümber vahetanud või treeningplaanid on teistsugused või ei ole? No ikka jah, ma olen selles suhtes, et mul on küll olemas alles vanad treenerid ka, aga ma olen jah edasi vaadanud, et ma nagu rohkem ainult boksi suunda vaadanud. Ilmselt paljud on juba lugenud ja saavad aru, et sul on tekkinud mingisugune kontakt või isegi päris hea suhe selle profiboksi maailma nagu absoluutselt tippu Tyson Fury'ga. Mismoodi see käis? Õhtulehe artiklitest või oli vist Õhtulehes pikem artikli kirjutas, et kuidagi suht juhuslikud kõik või? See oli suht juhuslik jah, tegelikult. See oli tegelikult täitsa niimoodi, et ma olin Tais ise Pattaial, mis ei ole kõige tavalisem koht, kus minnakse Tais puhkama, aga ma tulin taastuma oma küünarnuki opist. Mul oli küünarnukiga
Siukene boksija vigastus nagu väga paljudel on, et kui ma käe nagu panin hästi. See polnud see käsi, mis sul puruks löödi. See oli teine käsi, jah. Sellel samal käel mul on ka sama asi kunagi ammu ära tehtud. Aga paremal käel oli sama, see on siukene segav asi, et kui sa oled lähedal ja käsi ei lähe kokku, siit tuleb kohe närvivalu tuli sisse. Lähedalt sain matsu pihta, oli hullem kui luuga saada. Halvas täitsa käe ära ja siis ma lasin selle käe nagu ära tuunida. Tegime siia korralikult ruumi juurde, võtsime seda luud siit päris palju ära, aga see jällegi artroskoopia, aga võtab palju aega see taastumine. Ja siis ma läksin Taisse selle eesmärgi, et lihtsalt taastuma ennem jõule. Ja huvitaval kombel taastun seal ja löön natukene kikke ja tegin jalalööke seal ja lihtsalt niukene, et hoida vormi. Ja siis kuulen, et Tyson Fury teeb oma kämpi seal. Ta on Pattaial. Pattaial ja et teeb hommiku jookse värk ja on täitsa olemas seal. Ja no kohe ei jooksnud muidugi talle vastu, aga ma teadsin seda ja meil oli siuke plaan, et lähme poistega, et lähme teeme pildi. Rääkisin Eestis ka oma meediajuhile värki, et Tyson on siin, mis sa arvad, et lähme teeme pildi. Muidugi, teeb pilt ära, siis on korras, siis on tehtud asi, vaata. Aga asi läks nagu hoopiski niimoodi, et kuidagi läbi tutvuste saime trenni teha koos. Ja see trennis ma ilmselt nii piisavalt tõestasin ennast, et olin nagu oodatud ka järgmistesse trennidesse ja sealt lasi kõik edasi läks. No ta on veel suurem mees kui sina ju. Ta on suur mees ja ta on 207 äkki pikk. Ehk et sa jätsid, sina otsisid omal ajal, ma tean selliseid nii-öelda endasuguseid või suuremaid sparringupartnereid, Eestis neid võtta pole, ma ei tea, kas käis Serbias ja Bulgaarias ja kes sa kõik. Igal pool jah. Igal pool otsisid neid, eks ole. Ilmselt sama mure natuke on tal ka. Täpselt ja sellepärast ilmselt ma talle meeldisingi, et nagu meil siuke sparring oli tõsine, ma alati, kui ma sparrin, ma tahan seda reaalset momenti leida. Ma proovin ikkagi ära lüüa. See oli kiki ajal ka, sa rääkisid samamoodi, et sparr ei ole mingi nalja asi, sparr on ikka nagu lahing. Täpselt nagu just see ongi see nüanss, et tuleb selle sparris ka nagu leida see täpne tunne, mis sa tunned fight'is. Et sa pead saama veidikene ise pihta, sa pead olema veidikene ise ärevas olukorras, raskes olukorras, sa pead olema väsinud, sa pead olema selline nagu natukene endast väljas, ma otsingi seda momenti. Ja siis selles olukorras lahendada ära mingisugused situatsioonid. Aga kuidas ikkagi, kui ma libisesid üle? Tyson Fury, maailma tippude tipp. No enam kõvemat meest ei ole, suurest päeva. Saab nii öelda. Tegelikult eks, nii. Selle ala kuningas teeb mingit jooksu. Mis arvad, tal veel vähe on neid, kes lähevad tal pilti tegema, ka sinu suuruseid mehi. Ja sa ütled läbi tutvuste kaudu, ma sain taga sparri. Mis see tutvus oli? Mis asi see nagu oli siis oli? Kuidagi õnnestus niimoodi, et kes on parasjagu just majutas Tysonit seal ja oli siis meie tuttav. Ja kuidagi ta niimoodi läks, et temal oli võimekus ära organiseerida see. Et me saaksime sinna sellesse nagu proovitrenni minna. See proovitrenn oli kohe esimene trenn, oli kohe sparring. Ehk et ta ütles davai, see nägis nii välja, las see kutt tuleb, kellega ma siin jooksin või pilti tegin, et las ta siis tuleb, kui ta väga tahab. Umbes nii, jah. Nii, kuidas sa valmistusid selleks? Oleme ausalt, sul oli ju selleks hetkeks boksimatse selja taga, klassikalisi boksimatse. No üks amatöör ja üks proff. Üks amatöör, üks proff. Sul pole siiamaani rohkem neid. Ei, jah. Nii, noh, ilmselgelt ta ju mõtles, et mingi kott tuleb. Et ma saan, toome siis selle koti ära. Ilmselt arvas, et aga võiks öelda niimoodi, et need meile osutusid need sparringud tegelikult täitsa talle väga kasulikuks, loomulikult ka mulle. Aga tema ütles oma sõna kohe, et see mees peab kindlasti jääma siia kämpi. Räägi sellest sparrist, see ei olnud nii sama, et teeme siis nüüd ühe raundi ja läheme laiali, 6 raundi tõsist andmist kohe nii alustuseks. Noh, täpselt jah, et selle pani ikkagi proovile, aga ma leidsin ennast ja oli nagu täitsa mugav isegi töötada temaga. Said talle ka pihta? Ikka. Ma nägin kuskilt mingit sinist silma. Iga korraga aina rohkem, et me tegelikult sparrisime lõpuks 3 korda nädalas, esmaspäev, kolmapäev, reede. Kogu aeg 6 raundi? Kogu aeg 6 raundi ja mind pandi alati esimesteks, sest meil oli seal veel sparringpartnerid, aga ta mind väga naljalt ei pannud sinna niimoodi, et kellegi teisega tegi 6 ära. Esimene on ise kõige teravam. No võt, et mind nagu pärast selleks jätkuks sinna ei pandud. Aga ma alati oli esimene, ta on ise väga terav ja eks ma sain ise ka ikkagi normaalselt sain peksa ja pidin ikkagi leidma ennast. Et saama aru, kuidas jääda ellu ja kuidas siis tal pihta saada. Ma saan aru, et pärast selliseid sparri, mis oli siis, 2 nädalat või? Kokku olin 2 kuud. 2 kuud? 3 nädalas? Paid sparri taga?
2 kuud, no siis oli lihtsalt nagu otsus tehtud, et kui sa nagu ellu jäid ja püsti jäid, et see poksimaailm võiks tegelikult täitsa su maailm olla. Ja see oligi enda silmis nagu sain just hästi palju nagu seda sellist kindlust nagu juurde, et ma ei uskunud, et ma ei teadnud, ma usun ikka, aga ma ei teadnud, milline ma olen boksis. No. Eeldasin ikka, no kui sa vaatad kõrvalt neid profiboksijaid, raskekaalu vendasid, siis ei oska ennast selliselt näha, siis mõtled ikka, et nagu okei, see nüüd tuleb normaalne ketukas vaata, aga reaalsus on teine, reaalsus on see, et lähed sinna sparrima, olgu sul kas või Tyson Fury vastas, liigub hästi, kõike teeb tehniliselt, on väga taktikaline, aga puutud korra ta nägu ära. Puutud ta nägu lihtsalt. Nokia vaja lüüa, no, sa ütlesid. Nagu puutud nägu, vaata, kohe on teine mees. Kohe on ta nagu süke. Tava inimene. Ja mis nüüd juhtus? Ja siis saad jätkata sealt. Ja see näitabki seda, et nagu ilusti on, kõigil on nagu võrdsed kaardid tegelikult olemas. Said ta näole pihta? Ma saan aru selle jutu järgi, et sa said ta läbi. Sain ikka. Oli momente, jah. Edasi, mis saab? Läksid laiali? Edasi saab niimoodi, et kindlasti ta tahab mind näha ka oma järgmises kämpis. Täpselt ei tea, kellega ta nüüd oma matšid ette, pidi esialgu tegema Joshuaga. Võib-olla ei tule, võib-olla tuleb veel mingisugune fight ette vahele sinna. Et kindlasti olen tema järgmises kämpis. Aga tänu sellele kõigele jäin ma seal silma siis see sama promotion, kus ta ise on, Gold Star. Gold Stari nii-öelda millegi, mis on siis agentuur põhimõtteliselt. No, mille all siis Tyson Fury on. Just. Nii. Ja veel teised kõva nimega fighter. No nimeta mõni. Joey Parker näiteks, samamoodi. Ja Big Baby Miller näiteks. Et siuksed, need on väga, väga kõrgtase fighterid. Ja nende, selle agentuuri omanikele ma jäin silma. Mingi hetk oli niimoodi, et meil oli sparring. Mingi 2 mingit tüüpi on seal, ma ei teadnud, kes need on. Ma mõtlesin midagi võõrad. See oli võiks öelda, et mu elu parim sparring tolle hetkel ka. Ma ei pannud neid tähele, aga pärast sain alles teada, et need olid Gold Stari bossid. Siis ma mõtlesin, okei, see on väga hea. Ja eks kõik sellised asjad kuidagi viisid kokku selleni, et nüüd ma tõenäoliselt jätkan profiboksijana Gold Stari all. Et hetkel Tyson Fury tiimi juures või nii-öelda agentuuri all oled sina nüüd Uku Jürjendal. Just. Noh, kui sa jooksid praegu värskaseme midagi muud, ma ütleks, et kurat, et hea segu. Et nagu me täiesti selline muinasjutuline jutt ju. No on. Sul on üks amatöörmatš, sul on üks profimatš. Just. Ja sind võeti praegu selle katuse alla või võetakse? Täpselt nii, et läbirääkimised tegelikult on juba kokkulepe on tehtud, aga et ütleme selle viimane see punkti panemine on nüüd peagi, et sõidangi tegelikult täna ja lähen kohe otse lennuki peale, lendan Lõuna-Aafrikasse jälle sparrima 2 nädalaks Gold Stari fighterit aitama siis Kevin Lerenat, kes on praegu BBC champion. Et see on ka kõik selle nii-öelda Gold Stari. See on juba põhimõtteliselt on see juba siis nagu tasustatud töö sul ka või? Just. On? Just. Võrreldes kloori rahadega suuremad rahad liiguvad juba sul sparri partnerina või? Jah, teised ikka jah. On jah? Juh. Ja see diil juba töötab, elab oma elu, et sa oled nagu palgaline sparri partner. Just. Aga sa tahad ju võidelda ka, sa tahad loomulikult, aga see on nagu selline win-win, et tõenäoliselt on mul juba maikuus tagasi tulles juba boksi matš. Raskekaal? Raskekaal kindlasti. Nende nii-öelda agentuuri all? Jah. Kus või mis? See on Taanis, aga sellest ma täpselt nii palju saan rääkida, aga ma saan, aga see info tuleb õige pea, ma arvan, et kuskil nädala pärast. Ehk siis me hakkame siit nägema Tyson Fury agentuuri all profiboksijana Eesti mees. Jah. Kui sa natuke mõtled selle peale, see hetk, kui sul see käsi rippus, ma tollal kirjutasin ka suga, et kui see asi juhtus ja ma mõtlesin, et kuradi moodi seda asja seda üldse teed, siis kõlab nagu täitsa muinasjutuliselt. Kui lähedal sul tegelikult võib-olla üldse oli, et sul on kõik läbi, et see käsi sealt ei taastu ja nii edasi. Kas sa korra mõtlesid ka, nüüd on kõik läbi? No ikka. Käis läbi? Ikka, kui sa oled seal valuvaigistite all ja sa olid seal selles haiglas pärast, siis oli ikka korraks oli selline deliirium küll, jah. Mõtled, mis nüüd edasi? Aga see oli väga hetkeline. Nüüd aastaga on toimunud siis, ka totaalne muinasjutt on aasta jooksul nüüd toimunud. Ma jään selle juurde, mulle kuulad seda juttu ja siis on ikka muinasjutt. See ei ole päris. Aastaga? Ulme, jah.
mis nad ise ütlevad, sa oled ju nagu nii rääkinud, nii nende treeneritega, Fury endaga, et mis siis nagu, mis see ära võlus siis, mis asi see on siis, mingi sinu, no tehnika sul ei saa ju olla, mingi maailma parim boksitehnika, sul ei saa olla, lepime kokku, et ei saa aga olla. kui sa vaatad raskekaalu boksimehi, kõige profimehi, tehnikamehi ei olegi. vaata Wilderit näiteks, mis tehnikat sa seal näed, aga sa näed seda knockout power'it, sa näed seda võitlusjanu, seda tahavad näha. Südant. Ja rohkem tahavad just boksis näha seda, et sa oleksid just see, et sa lähed edasi. Ja lammutad, et ikkagi kukkuks, alati peab keegi kukkuma. Ja võib-olla see ongi see, mis võlus neid, ma arvan. Kui sa nüüd ise Taanis kukud, mis siis juhtub? Kui palju sihukesest kohas aega antakse? Just nagu, sparringupartneriks sa võid jätta, näiteks räägime niimoodi. Aga et kui sa kukud nagu matšis, ise kukud, kas siis öeldakse, kurat poiss, et andsime võimaluse, aga aitab küll. No sellest räägime siis, kui oleme juba see matšid ära teinud, et siin tuleb võtta samm-sammult. Nagu ma olen varem öelnud ka, et nokki on vaja lüüa, et ja lõpuni minna, alati lõpuni. Et tuleb leida moment, tuleb valmistuda selleks kõigeks ja kõik tuleb. Kuidas sa nüüd ise siis, mis moodi sul on suur tiim ümber nüüd, kui suur tiim tervikuna on? Tead, ma ei oskagi täpselt öelda, oma jagu inimesi ikka, kõik, kogu punt kokku, ma ei tea, 50 inimest, ma arvan. 50 inimest toimetab praegu hetkel sinu... No koos toetajatega ja kõik nagu kogu nükone meeskond ja abimeestega, jah. Sa vist oled Eesti individuaalsportlastest tegelikult kõige sellisem igatepidi nagu professionaalsem, sul on kuidagi tekkinud need võimalused ja see sama 50 inimest, no kõik eestlased, aga ikkagi põhimõtteliselt, eks ole, et see on uskumatu tiim, mis su ümber kogu aeg toimetab. See on tekkinud ja täiesti nagu orgaaniliselt, et see ei ole selline, et nii nüüd palkame selle, vaid see on kuidagi lihtsalt tekkinud selliselt. Tunned sa, et seal juba on mingid selliseid inimesi ka, kes tahavad su peal nagu liugu lasta? Kuidas sa need inimesed... Pigem vastupidi, need on tulnud mulle juba siis, kui mul põhimõtteliselt ei olnudki miskit. Jaa, täpselt. Et see on väga, kogu see nii-öelda, see on nagu sõjalaev ja seal on kogu meeskond oleme ja lähme praegu täie jõuga edasi. Puudust millestki täna ei tunne? No ei tunne. Päriselt, sa saad öelda, Eesti sportlane saab öelda, mul ei ole millestki puudust. Kõik on hästi. Kõik on hästi. Sa enne, kui me juttu rääkisime, hakkasime, ütlesid ühe lause, kõlas kuskilt läbi, et vaim peab olema korras, siis asjad juhtuvad. Ja sul sellega probleemi ei ole. Kuidas sa selle vaimu korras hoiad? No ta on aina rohkem korda läinud. Et see on tulnud ilmselt kogemusega ja ma ei kujutagi ette, ta on selline nagu, mul on nagu rahu on sees. Nagu täielik rahu on sees. Ennem kui siin Tyson asjad juhtusid, peale kui Tyson, mul ei ole vahet, kui tulevad mingid uipu asjad, kui tulevad mingisugused täiesti madalad seisud. Ma olen suht stabiilne kogu aeg, üks ja sama. Ma niikuinii teen oma asja nagu rahulikult edasi, olen heas energias, ma pean seda energiat kõige tähtsamaks üldse. Mis asi see hea energia on? Hea energia, et sa oled nagu selline positiivne. No kõik on hästi. Toimetad ja see energia annabki sulle selle power, et sa jaksaksid kogu aeg teeksid edasi. Edasi tuleb minna. Uskuda tuleb. Nii lihtne see täpselt ongi. Oled sa Tysoniga pärast sparringuid selle 2 kuu jooksul, mis meist tema on? Ta on jumala vahva selles suhtes, ta teeb nalja kogu aeg ja ta on täpselt see, keda te näete seal tema Netflixi sellest nii-öelda seriaalistki. Et ma alguses vaatasin seda, kus juures ma ei teadnud, et siuke vend on, ma hakkasin ka tema raamatut lugema kunagi, siis ma mõtlesin, et veits siukene liiga palju siukest jama juttu peal, et ei ole päris mees. Aga täpselt see mees ongi. Ma näen teda, ta ongi see vend, nagu ta on tugev energia, ta teeb kogu aeg nalja ja ta on võitleja. Ta on kõige suurem võitleja, keda ma tean. Sellepärast just... Enda kõrval? No jah, et kui ma kedagi teist vaatan. Aga mulle meeldib tema see... Ta paneb raskesse olukorda ennast ja talle meeldib see. Ta ise paneb ja talle meeldib see ja ta läheb sellest läbi. Ja see annabki talle selle elujõu. Paneb ennast raskesse olukorda, läheb sellest läbi ja võtab ise, otsib järgmise raske olukorra ja läheb ja võtab järgmise. Kuigi tal ei oleks seda ammu vaja, tal on ammu miljonär, tal ei ole mitna. Aga ta on siuke mees lihtsalt, ta elab niimoodi. See on tema elu. See on tema elu, jah, talle meeldib. No mulle tundub, et sind ka praegu hetkel liiga palju võib-olla kõik need rahanumbrid, mis terendamas on, ka nagu ei muuda. Et sa tahad rohkem nagu nokki lüüa. Mul ei ole jah, mul ei ole need nagu see number 1 prioriteet. Kui me tol ajal rääkisime paar aastat tagasi, sa nimetasid oma hooaja eelarve ka, see oli
200 000 äkki või midagi sihukest, kui suur see tänaseks on, et mismoodi see kõik käib? Kes su raha asjad korras hoiab? No mul on selle jaoks oma inimene olemas tiimis täitsa, aga sama nagu kickboksis tegelikult. Sportlase ettevalmist jääb ju samaks täpselt. Ja kuna mul nüüd hakkan olema ka Goldstari all, siis ma hakkan käima erinevates parilaagrites ja asjades ja võib öelda, kuna Glory poolt selliseid võimalusi ei olnud, siis võib öelda, et isegi läheb nagu natuke kergemaks. Jah, toome selle võrdles, et Glory ikkagi põhimõtteliselt sa jõudsid sellesse Glorisse, aga sa olid seal nagu oma ette. Gloris ongi kõik niimoodi. Ja siis tuli see nii-öelda Glory matšide nädalavahetus ja kõik, sa kõik tegid ise. Ja, absoluutselt. Nüüd enam seda nagu ei ole. No võt jah, et see peaks olema paremini organiseeritud ja kõik. Aga eks seda näitab aeg, kuidas need asjad täpselt kõik hakkavad olema. Kui vana sa täna oled? No palju pakud? Ei, no ma tean, aga ütle inimestele. No ma olen 37. 37 oled, et miks ma seda küsisin, kes veel nii hilja alustab päris profiboksi raske kaalus? Kas sa oled kõige hilisem alustaja? No ma ikkagi toon välja selle näite, et see Glory ma arvan on palju brutaalsem. Ta on brutaalsem võitlusspordiala kui boks. Pigem on see just siuke, et lähme natukene härrasmehelikuma spordi peale tegelikult. Aga selle Glory hingega? Täpselt, sest et kickboks, raskekaalu kickboks on ikkagi midagi väga-väga brutaalset. Seal ikkagi nagu on näha, käed ripuvad ja ikka konkreetselt kõik luud on puruks pärast. Keegi, kes on Glory või ütleme kickboksist tulnud profiboksi, oskad sa öelda, kas on ja kuidas ta läinud on? No selliseid suuri nimesid võib-olla ei oskagi nimetada. Kes teeb praegu? Teeb Rico Verhoeven, kes oli Aga kas ta läks ka nüüd profi? Ta teeb ju Ussikuga nüüd. Nii, tema on seal. Tema teeb Ussikuga vaidine. No ma selle kohta ei oska täpselt midagi öelda, et mis sealt nüüd võib saada. Aga oma kujult sobib väga hästi ju. No ta kujult sobib sinna jah, aga ta ei ole huvitav boksija, ma arvan. Ta ei ole huvitav. Tal ei ole seda ühte matsu. Ta ei proovi lõpetada, ta proovib kindla peale välja mängida. Seda on igav vaadata. Arvad? No mul oleks igav vaadata. Aga iseenesest kujult, kui sa niimoodi räägid ja tehnika mõttes on kindlasti ikkagi ka võimeline tegema. Võib-olla. Ma arvan Ussiku vastu ma väga ei usu, aga samas ei usu, pigem ei usu. No, tahaksid taga kokku minna boksiringi? Rigoga, boksis, hea meelega. Väga hea meelega. Selline asi oleks ju tegelikult lahe, kui see oleks päris huvitav. Kaks Glory sellist. See oleks huvitav match-up, täpselt jah. Nii, kuidas läheksid? Tasus pikem, suurem? No, eks tema hakkaks mängima ja prooviks sellist teha hästi sihukest mängulist ja puutemängu, aga eks ma peaks leidma tema distantsi ja haiget tegema. Mis sa siis lisaks sellele, et sa oled nüüd hinge me sul teame, kõike seda teame, aga see sinu profiboksi tugevus on siis ikkagi see sama üks löök. Otsid selle löögi ülesse? Tegelikult ei ole. Seda olen ma ise varem öelnud jah, et minu tugevus on see üks löök, aga ole nüüd mees ja viise kohale. See pigem on, ma ise tunnen, et minu tugevus on ajastus. Nii? Et sa ajastad selle ühe löögi, mitte lihtsalt see üks löög. See tugeva löögiga mehi on palju. Aga just ja mis veel oluline nüanss on see, et sa lööd vahele. Samal ajal kui sinule tullakse peale, sind lüüakse, siis väga paljud ikkagi fighterid, nad ei saa samal ajal lüüa sellepärast, et nad kaitsevad, sest et sealt tulevad ikka siuksed pommid. Aga kui sa suudad samal ajal vahele lüüa, siis sa saad matši väga ära lõpetada, niimoodi, et on vaja kandarammiga ära viia. Ehk siis sa ohverdad mingisuguse pommi endale sisse teadmisega, et sa saad tegelikult nagu vastu. Ei pruugi sisse isegi saada, kui sa täpselt samal ajal lööd, aga lööd natukene ennem. Ja hästi oluline on see moment leida. Kes sulle selle teooria pähe pani? Ise ikka. Ikka ise? Ikka ise. Aga proovid peale kuskil pole? No ikka olen. Et Tysoniga sparrides täpselt samamoodigi, et mida ma isegi nägin teiste meeste peal, kes seal temaga sparrisid, nemad nagu vahele ei löö. Nemad lähevad sparrima, on kaitses, lasavad ennast lüüa, ootavad oma korda, löövad ise, ma ei oota oma korda, ma ei lase ennast nii kui ma mingisuguse nagu mingi lahtise koha leian, mingi löök minu suunas tuleb, ma proovin seda ära kasutada kohe, et mul ei ole seda hirmu, et äkki mul võib midagi juhtuda. Sest juhtuda võib alati.
mulle tundub, sa oled veits kaalust kuidagi alla ka võtnud. kuidas nii on 110? 110, aga tipphetkel, kui sa olid klooris, olid sa palju? ma olen ikka siuke 117 olnud isegi jah. Siis ma ei valeta ju. No veits jah, aga ma olin vähe pekkisem siuksem. Et seda nagu maha läinud. Nagu fitim ja eks see tai treeningud andsid, tõmbasid ikka korralikult vormi ka, kõik need hommikujooksud ja asjad. Ehk et see 7 kilo tegelikult on läinud nagu rasva pealt maha, mitte lihase pealt. Ja kindlasti. Anti sulle sealt tegelikult mingisugune selline suunis ette ka, et kuule, et siit saaks palju parema tulemuse, kui see 7 või 10 kilo ikkagi maha läheb. See tuli jälle ka ise puhtalt nii nagu tegime trenni ja ühel hetkel lihtsalt vaatasid, et oled kergem ja liigud paremini ja. Tunned sa, et see annab sulle parema liikumise? No ma ütlen, löögijõud on kindlasti sama, liikumus on parem, teravus on parem, võhm on parem, peab olema järelikult parem. Mismoodi see, milline see muu treeningmaht on, jooksmine, särgid, palju üks profiboksija siis teeb muud treeningut juurde? 2 korda, eriti just raskekaalu boksijal on 2 korda nädalas on selline üldfüüsiline jõutrenn. Tuleb ka raskusi tõsta natukene, mille ma tegelikult jätsin täielikult ära juba mingi paar aastat, ei tõstnud ühtegi raskust enam. Sa ei teinud üldse jõutrenni? Nagu jõutrenni jah, ainult mingite väga kergete topispallide tõukad ja asjad, niisugused kerged asjad ainult. Aga siukse natukene niisugust rasket kangi tuleb ka ikkagi liigutada. Just, et olla selline, et oleks sellist nagu siukest nagu võimu veits. Et selle olen pannud 2 korda nädalas, ütleme see ja siis kindlasti jooksud, hommikujooksud. Ja ega ülejäänud on kõik erialatrenn tegelikult, kott ja lapad ja sparring. Puhtalt seda nii-öelda jooksu asja, mismoodi see käib, iga hommiku? Sa vanasti sõid kõva selline iga hommiku jäätünnis ka käia veel, seda enam ei tee või? Ikka teen jah, ikka teen. Aga jooks, ütleme 5 korda nädalas. Hommikujooks on see on niisugune A ja O, sellepärast, et boksis ma tundsin kohe, et ikkagi jalad läksid täis, kuna stance ja see asend on veits teine, sa oled natukene istud madalamal ja tõmbab ikka reiet, tõmbab jõhkralt täis. Kickboks on natukene siuke lihtsam, see asend on lihtsam. Aga boksis peale 3 raundi muidu algus, kui ma hakkasin seda sparrima, mul tõmbas jalad nii täis, ma mõtlesin, ma kätega nagu jaksaks veel lüüa, aga jalad ei kandnud. Et see jooksmine just andis, ma arvan selle praegu, et praegu tunnen, et vabalt. Saab ilusti edasi teha. Ja pead vastu kõik raundid, jalgade peal, eest ära ei jookse. Ei jookse. Nägid sa Tysoni treeningplaani ka, et kui üllatas see sind kuidagi või oli see enam-vähem samasugune või? Ikka selle koha pealt väga selline old school ja väga toores. Nii jah? Ja seal ei ole miskit sellist, et ma mõtlesin alguses, et seal on mingisugused jubedamad dietoloogid ja ma ei tea, mis kõik imemehed on ümber tal. Aga ei ole, mees parab lihtsalt tuhhi pealt, ütlen ausalt ära kohe. Aga saab nii teha sporti? Nagu näha siis saab, aga talent peab olema väga ja just see will power peab olema sees kõva. Mitu aastat sa plaanid profiboksi olla? 5. 5 aastat? 5 aastat veel jah. Mis selle ajaga peab juhtuma? Selle aja peale peab juhtuma see, et ma saan championiks. Kõige suuremaks? Jah. Raske kaalu? No täpselt. Sa ütled täna selle välja, mõni ütleb praegu eriti Eestis, kõik vaatavad seda, mõtled, tegelikult ukkused lollakas. No võt. Eks, sa ju saad aru sellest, et seda niimoodi öeldakse. Mis kuradi raske kaalu championiks? Aga kogu aeg on niimoodi öeldud, et vahet ei ole, millised eesmärk endale sead. Aga lähme step by step. Kõigepealt on vaja võita neid vastased, kes mulle ette antakse. On vaja võidelda välja võimalus saada mõni väga kõva nimi endale ja siis on vaja teda võita. No Glooris sa said selle võimaluse. Just. Ehk siis tuli ju nii-öelda vigastusest tagasi superstar, kelle sa ära tümitasid. Midagi sarnast sa tahad nüüd siis profiboksis ka teha. Täpselt nii. No su unistuste nagu kaart, keda sa taguda tahaks või kellega sa tahaks, et ringi minna? Raske kaalu. Mul ei ole selle koha pealt nagu unistust ilmselt, aga pigem mingi toppidega. Ikkagi selliste nimedega, keda teavad kõik boksimaailmas. See on mu unistus. Ja reaalselt sa ütled, et selle ühe profi matši pealt, mis sul praegu olnud on, selle 2 kuuse Tyson Fury sparringu partneriks olemise eest, sa ütled, et see kõik on nüüd, kui sa oled liitumas nende tiimiga, et see saab teoks. Saab teoks. Aga mida nemad sinult tahavad? Ometi on ju seal, need lepingud ma arvan, päris pikad, mis... Ja ei ole kusjuures väga lihtne leping. On ka või? No räägi. No mis see punktid on, mida sa teha tohid, mida sa teha ei tohi?
ma ei saa seda lepingut niimoodi lahata veel, sellepärast et nagu ma ütlesin, Goldstariga leping on lõpusirgel, et hetkel veel ei lahkaks seda selliselt. Aga mida nad minult soovivad, on see, et ma tooksin palju actionit ringi. See on põhiline asi. Seda sa tood? Jah. Seda sa lubad, seda sa oled näidanud, et... Seda ma niikuinii teen, ma teen seda isegi siis, kui mul ei ole mitte ühtegi pealtvaatajat. Kui mul on ainult sparring partner ees, siis ma teen seda niikuinii. See on mul sees olemas ja mul on hea meel, et seda märgati juba varakult. Eks sa elad praegu oma unistuste elu. Jah. Võid öelda nii? Tervis on korras. Tervis on väga hea. Vahepeal oli veel 2 seljaoperatsiooni ka. Julm ja et siin oligi peale seda Paderhaari matši. See, kus kasi läks? Ja. Peale Paderhaari matši kõigepealt tulid seljaprobleemid. Sain... Kas see oli ka sellest matšist tingitud? Ei, absoluutselt mitte. Aga varem asi ei saa ka öelda. Natukene tähelepanematu lihtsalt jõusaalis ja tõmbasin ennal jõutõmbega ära ja veits. Ja hakkas jama pihta. Kiropraktikust enam ühel hetkel kasu polnud, läksin opile. Esimene opi aidanud, läksin teisele opile. Aga seljavärk on väga karm, et sellest tagasi tulla on tegelikult juba jälle siukene ilmvõimatu asi peaaegu alaseljaopist. Aga ma tegin mingi räigelt palju, tegin füsioteraapiat ja tegin kõik võimalikud asjad, mis saab teha. Ma sain selja väga tugevaks. Siis ma sain selle Jamal Ben-Sadikiga, sain selle matši Gloorisani, mis mul siin viimane matš oli. Ja seal läks käsi. Et ebaõnne on olnud siin viimastel aastatel, aga see ei ole mind peatanud. Aga mis ütleb, et no sa ütlesid, et see ei ole nii brutaalne enam, et kui sa oled sealt Gloorist läbi tulnud, et siis sellise boksis võib-olla ei olegi võimalik nii raskeid vigastusi saada. No võib-olla ei olegi. Ja selles suhtes, et kuidas võtta rasket vigastust, et kaitsma ennast pead. Ega boksikindaga sa saad ka ikkagi pihta saad, siis saad ikkagi normaalselt. Aga lihtsalt selliseid põlved ja jalalöögid ja kõik need on ikka sellised, mis teevad sulle siukse trauma, millega sa pead kindlasti kaua aega eemal olema, ravima ennast. Et boksis on see tõenäosus lihtsalt väiksem. Eestis on läinud võitlussport väga populaarseks, hallid on täis, me räägime Evekon Rajudest, me räägime The League ja need võitlussarjad, mis on. Et kuidas sa seda kõik kõrvalt vaatad, mis sa arvad, mis selle fenomen on? No võitlussport on alati pakkunud inimestele huvi, sellepärast, et seal tuleb välja võib-olla rohkem kui lihtsalt sport. Ma olen ise nimetanud seda võitlussporti mitte spordiks, sport on ta täpselt senimaani, kuni me oleme trennis. Kui me lähme sinna ringi astume, siis sellest hetkest alates seda sport ei ole minu jaoks. See on ikkagi võitlus. Võitlus on midagi muud. Aga kõik see, mis toimub Eestis praegu, see on nagu sinu jaoks meeli ülendav ja kõik ajavad õiget asja. Ja tänu sellele, et ta ongi võitlus, ta on selline ürgne. Ma arvan, see kogu rahvast väga köidab ja tänu sellele saab neid üritusi juurde tulema, ma usun. Sinu populaarsus selles mõttes võib-olla langeb, mõni ütleb, et see boks ongi selline vanakooli nii-öelda kätega vehkimine, et see polegi enam see võitlus, Ma arvan, et just vastupidi, sellepärast, et tegelikult inimesed tahavad näha knockout. Nokke näevad nad seal ka. Tahavad näha seda, et ei oleks keegi maas ja ei hoiaks teist kinni lihtsalt kõik need 3 raundi. Need tahavad actionit näha. Seda ma toon, nii et ma usun, et vahet ei ole, milline, kas ta on boks või kickboks. Et võib isegi öelda, et see boks on vaatemängulisem. Väga paljud ütlevad, et profiboks on vaatemänguline kuni kehakaaluni, ma ei tea, 84 või midagi sellist, et sealt üles juba raske kaal ei ole üldse mingi vaatemänguline, suured mehed lihtsalt tantsivad seal. Väga palju on selliseid kommentaare ka. Ma pole sellist kommentaari kordagi. Kui sa vaatad raske kaalu boksi, siis seal ikkagi asjad juhtuvad. Väiksemates kaaludes ongi see, et ta on väga tehniline, ta on väga taktikaline kõik. Asju väga juhtu. Keegi põlve maha ei pane. Kedagi nokki väga ja naljalt ei löö. Ei lööda ära. Aga meil saavad asjad juhtuda üldjuhul. Kes esimesena puutub, nagu ma ütlesin, kes nägu puutub esimesena piisavalt tugevalt, kes saab puhta löögi esimesena, see on võitnud. Ja see paneb kõik inimesed väga pingsalt vaatama. Seda tahavad ju tegelikult kõik näha, kõik tahavad näha seda, et mul on see olemas. Ja kindlasti ka minu vastastel, kellega mind kokku pannakse, on see olemas, nii et see saab põnev olema, anyway. Mitu korda siin ennast nokki on löödud? Ma nokkis ei ole päris käinud,
ma olen saanud kõvasti pihta niimoodi, et ma olen pidanud 8 count'i saama, sekundid loed. Ja ikka. Tõused püsti, läheb uuesti. Mul ei ole seda olnud, et põmm, magad, ärkad üles, ei saa isegi aru. Eks ma tahtsin tegelikult küsida, ma tahtsin küsida seda, et mis tunne see on, et kui see välja tuleku tunne, aga siis sa ei oskagi seda öelda. Ma seda ei oska öelda, ma tean seda, et kui sa ikkagi saad nagu pihta, knockdowni saad, siis ikkagi maailm käib ringina. See on siukene, ega ta valus ei ole, ta on nagu tuimestus selles suhtes. Selles hetkel juba. Ja, see kõik. Aga oled sa rääkinud nendega, kes on saanud, kes on välja tulnud? No mis teist rääkida, väga paljudel lõpeb karjäär ära seal tänu sellele, kui ta juba ühe korra, teist korda, kolmanda korda sellised saad, et nagu jäädki nagu täitsa magama, see on paha. See üldjuhul lõpetab karjääri, see on karm asi, jah. Ehk et seda sa pead vaatama. 42 aastat, nüüd 5 aastat siis. Just. 5 aastat. Just, teeme. Raske kaalu maailma meistri tiitel. Jah. Uku Jürgendal. Super. Sul oli vahepeal pruut ka? Pruut, jah, on ikka olnud, jah. Ei, ma vaatasin, et me lihtsalt jälle ringkonnas hakati rääkima, sust räägitakse palju arvest. Ma räägin lihtsalt kõik need jutud ära, mis sust räägitakse. Võib-olla lihtsalt fakte vähem, aga ongi huvitav rääkida. Lihtsalt räägiti, et nüüd on Ukul pruut ja sellega ilmselt on ta kadunud ka. Et paratamatult lihtsalt. Päriselt? Ja inimesed räägivad. Okay. Jõusaalist tead, kõik räägivad. Ei sega see. Ei sega. Pruut aitab hästi. Pruut pigem just kui on õige pruut, siis annab powerit juurde ja saab veel kaugemale minna. Täna on see olemas? On olemas. Ehk et see kõik jätkub ja koos nii-öelda pereelu on võimalik selle kõrvalt elada? Usun kindlasti, jah. Usun, et see on oluline vajalik asi. Sinu vanuses kindlasti? Jah. Ma usun ka. Jah. Palju sa muud sporti jälgid, mis toimumas on hetkel? Kahjuks mitte väga. Sa täitsa oma maailmas? Oma maailmas täitsa, jah. Kui ma küsin su käest praegu jalgpalliklubi Leegioni noori kukkesid, kes jalaluid murdsid. Kahjuks ei tea. Mitte midagi ei tea? Kahjuks ei tea, ma ütlen jalka koha pealt, ma olen täitsa võhik ka, ma pole jalkat kunagi väga jälginud. Okei. Pigem kossu, ise mängisin ka kunagi pigem kossu, et mul jalkas ei tulnud väga hästi välja. Ühesõnaga, neid uudiseid sa ei loe. See, kes on täna Eesti Olümpiakomitee president, see päev, kui me siin praegu hetkel salvestame, võib olla juba, et ei ole Kersti Kaljulaid president. See tegelikult sind absoluutselt ei morjenda, see ei muuda sinu elus mitte midagi. Absoluutselt ja ma olen selle koha pealt hästi fookuses, jah, mul on selline nagu konkreetne teekond ja ma ei tunne ka, et mul oleks midagi rohkemat nagu tarvis, et oma eesmärgi poole minna. Ja see on huvitav, et sa saad olla täiesti oma kampsli sees. Nagu täiesti ja ma isegi ei vaata ju tava uudiseid. Ja sa ei vaata? Ei, absoluutselt mitte. Aga mis su päev, kuidas su päev on siis? Ärkad? Lähen jooksma kohe, tõmban dressid selga, dressid on valmis kohe, ilusti ripuvad. Dress selga välja, paned muusika käima, teed oma jooksuringi ära, siis teed korraliku hommikusöögi, siis teed pärast jooksu, teen külma vee alati, siis mingisugused kokkulepped, asjad helistan, räägin, teen nii-öelda seda äri poolt. Siis teen veel ühe söögi, siis lähen järgmisesse trenni, siis vahepeal käid massaasis, vahepeal teed jälle mingi kohtumise, siis lähed järgmisse trenni ja nii edasi ja niimoodi päevast päeva. Üks asi, mis, kui ma siin ikkagi vaatan, juba see on ime inimene, et see, mis tegelikult nagu võlub, on see, et siin ei koti absoluutselt mitte midagi. Siin ei koti mitte midagi. Peale selle, mis sa teed. Et sul ei lähe korda, ilmselt sa ei käi kuskil kuradi kommenteerimas, sind ei huvita teiste inimeste elu, kuidas, mis värgid on, sa teed oma asja. Ja täielikult, jah. Aga kriitika, kui seda tuleb, loed sa enda kohta kommentaare? Ei loe ikka. Õnneks on palju positiivseid nagu, ütleme, kui ma näen inimesi, siis kõik tahavad pilti teha. Ja ime ka, et ma tahaks näha, kes tuleks sul tänaval vastu, ütleks kuule au. Ei, et nagu just ma tunnen sellist toetuspoolt on nagu palju. Vahet ei ole, kus ma liigun, kus ma käin, et inimestel ma olen nagu südames ja see ausalt on väga palju annab juurde. See läheb sulle kõige korda? See läheb kõvasti korda. Aga negatiivne kriitika, sa pole seda saanudki siis või? Või ikka oled või? No eks ikka neid ikkagi liigub ka. Eks ma selle tunnetan ka ära ja eks mu kõrvad kuulevad kõike. Et inimesed omavahel räägivad, see jõuab ikkagi minu kõrvu ka, sellepärast et minul ikkagi see ring on niivõrd palju suur, et nagu põhimõtteliselt mitte midagi mul kuulmata ei jää. Aga mis kõige hullem lugu on, mis su kohta räägiti on, mis ei vastu tõele? Mis sa kuulnud oled? No ikka räägivad, et ei ole ikka päris see ja kujutab endale ette ja ei ole, tahaks näha ikka ei jõua kuskile. Aga kõige nõmedam on see, et mina tean neid inimesi, kes need midagi räägivad.
Nemad ei tea, et see kõik minuni jõuab, aga fakt on see, et see kõik ajendab mind veel neid mingeid asju ära tegema. Ja siis on jõle pull on see, et teedki need asjad ära, on ju, millest sind jubedalt nagu seatakse nagu selle kahtluse alla, on ju. Teed ära ja siis sa näed seda inimest kuskil, ta tuleb alati suurelt kätt sulle suruma, siis sa vaatad talle silma, surud talle kätt. Aitäh. Et nagu sul ei ole vaja midagi öeldagi, see piisab juba sellest, sa saad hea tunde ja siis tavaliselt nendest vendest saab kõige suuremad fännid. Uku surume kätt. Ja ma tõesti loodan. Ma ei kujuta ette seda teekonda. 5 aastaga. Raskekaalu maailmameister. Teeme ära. On siin minu kõrval praegu. Uku Nokki vaja lüüa mees oli meil täna stuudios. Selline lühike jutt, tal on kiire lennuki peale. Ajakava on väga-väga tihe. Lõuna-Afrika, lennureisi elad üle. Elan lebalt. See on võib-olla kõige raskem asi su töös üldse, jah? Ei ole tegelikult. Ma räägin, tegelikult ei ole mitte midagi rasket, kui sa paned valmis ennast selleks. Nagu mitte midagi. No mõni ütleb, et mis sul viga laiata. Business klassis ongi hea lennata, sa ei lenda. Ei lenda business klassis. Tavainimesed. Lähme budgetiga. Täitsa tavalisega lähed, jah? Pole küsimus. Ikka. Aga unistad business klassist. Ei unista. Ei ole üldse vahet. Ja Lõuna-Afrikast tagasi ja me hakkame kuulma uudiseid ja sinu profiboksi matšid hakkavad tulema. Täpselt nii. Jääme neid ootama. Ma väga tänan, Uku, et sa jõudsid stuudiost läbi tulla. Me tegime sellise kiire jutu praegu hetkel siin ja jääme siis ootama põnevusega neid maikuu, juunikuu ja kõiki neid järgnevaid kuid, kui Uku Jürjendal hakkab profiboksis tegusid tegema. Aitäh, kuulmiseni, kohtumiseni.